mina Rain ja räägin teile siis täna Aitnordi digitaliseerimise loo. Ühesõnaga selle teekonna, miks meil seda vaja oli, kuhu me oleme jõudnud ja mismoodi see meid aitab ja võib-olla veidi ka sellest siis, kuhu edasi. Et kõigepealt sellest, mis probleeme me üleüldiselt igapäevaselt lahendame, ka enne seda siis digitaliseerimist ja ilmselt ka selle ajal ja peale seda. Et meie pakume soojuslahendusi. Me lahendame selle mure, et kliendil oleks talvel maja soe ja suvel maja külm. Ehk et me pakume kütet ja jahutust. Ja seda siis just soojuspumpade nii-öelda koha pealt. Mida siis meie probleem lahendab nii-öelda tänu selle digitaliseerimisele. Et täna tegelikult Eestis müüakse aastast circa 17 500 soojuspumpa. Need kõik on tegelikult ehitusteatise ja ehitusloa kohustuslikud. Ehk et need tuleb seadustada, kas siis, kui neid nii-öelda retrofititakse, ehk et tehakse rekonstrueerimisprojekt ja maja rekonstrueeritakse, või siis see on nii-öelda päris uus ehitis. Täna oleme me probleemi ees, kus kohas 17 500 soojuspumpa tahavad saada projekti ja meil projekteerijaid on üsna vähe. See tähendab seda, et projekteerijatel on käed-jalad tööd täis. See tähendab seda, et inimesed või tähendab see projekti hind läheb meeletult ülesse, sest et ühe kütteprojekti tegemine on kuskil circa 3-4 päeva, olenevalt siis projekteerija kogemusest. See viib aga selleni, et hind on kõrge, inimesed ei taha seda ebaproportsionaalselt suurt väljaminekut teha, et kui siin odavamad soojuspumbasüsteemid maksavad võib-olla 1500 eurot, siis odavamad projektid maksavad neile 800 eurot alates, eks ju. Et me tahame lahendada selle probleemi, et projekte oleks lihtsam teha, neid saaks teha rohkem ja see oleks nii-öelda kättesaadav kõigile, millega me lõpuks ehk lahendame ka selle probleemi, et täna see mõne tuhande seadustatud soojuspumba asemel aastas on meil neid näiteks 10 000 või miks siis mitte ka kõik, mis aastas maha müüakse ja paika pannakse. Muidugi tähendab see meile läbi selle programmiga siis turuosa suurendamist. Ehk et meie anname projekteerijale võimaluse teha programmis selline projekt, kus kohas siis on sees meie brändiseade AF Enotec, mis siis lõpuks jõuab projektina kliendi kätte ja see tähendab seda, et see aitab meid ka oluliselt siis nii-öelda selle süsteemi ja seadme müügis. Ehk et toetab müüki. Ehk natuke programmist. Eks see on siis selline automaatne soojuspumba valimise ja küttelahenduse projekteerimise assistent nimega Alpha Pro ja koostöös seda me oleme teinud siis Inspiratorsiga, kes on selles osas meid tõsiselt ületanud heas mõttes. Alpha Pro on siis kasutaja koha pealt väga lihtne kasutada. Et see tähendab seda, et sa sisestad mõningad üksikud maja põhiandmed. Näiteks on sul vaja sisestada siis küttekoormus majal, eks ju, mis on soojuskadude arvutusega niikuinii igal majal tehakse täna, kuna energiamärgis on kohustuslik uuel majal, siis projekteerija ise peab valima sealt selle, et kas see maja on ta põrandaküttel, on ta radiaatorküttel, on ta mõlemal, on seal näiteks basseini küte, eks ju, või on seal ka jahutus, siis kõik need asjad on puhtalt linnukestega valitavad ja sinna tuleb määrata siis lihtsalt projekteerijal temperatuurid. Selle peale annab seesama programm siis meil valiku mõnest erinevast soojuspumbast, mis sellesse majja sobiksid, mis täidaksid neid funktsioone, mida see maja vajab,
või mida siis selle elanikud nii-öelda ootavad ja eelistavad. Kalkuleerimisnupule vajutades teeb see programm meil ühe hetkega kogu kütteprojekti joonise, eks. Mis ongi siis tegelikult see osa sellest kütteprojektist, mis tavaliselt projekteerijal võtab, heal projekteerijal päeva, mõnel vähem kogenumal natuke rohkem, eks. See projekt ja see joonis, mis sealt välja tuleb, vastab täna siis kõikides oma osades kõikidele standarditele ja nii-öelda siis ka EVS-ile, eks, et ta on aktsepteeritav iga asutuse poolt. Selle projekti järgi, selle joonise järgi on võimalik üles ehitada siis soojuspumba-süsteem selliselt, et see saab korrektne, et ei ole tõlgendamiseks, nii-öelda valesti tõlgendamiseks ruumi. Ja mis kõige tähtsam, see päästab ka selle olukorra, et mõni ehitaja omast tarkusest ilma projektita midagi siis kas valesti teeb, mõne ühenduse kuskil valesti teeb, midagi tegemata jätab või siis sõna otseses mõttes teeb selle sellistest torudest, kust kohast vesi läbi ei mahu, eks ju. Et see on kõik sellega lahendatud. Samamoodi trükib see programm välja tegelikult ka siis küttematerjalide spetsifikatsiooni. Seesama spetsifikatsioon põhineb sel samal joonisel, mis näitab ära siis, mis mõõduga ventiilid, mis mõõduga kraanid, kui palju neid seal on. Sisuliselt on see ehitajale kui shopping list, enne kui ta läheb oma objekti jaoks vajalikku siis varuma, eks. Veidi siis sellest köögi poolest. Selle liides on selles mõttes tehtud üsna lihtsalt üles, et me saame vajadusel muuta seadmeid, mis sobivad kokku teiste seadmetega. Ehk et need tingimused, mida siis projekteerija seal linnukestega esitab, paneksid kokku ikkagi sobiva seadme, sobiva mahuti, vajadusel suurema mahuti, eks ju. Ja meil on võimalik neid seadmeid seal kõikiga väga lihtsalt muuta. Et see tähendab seda, et kui peaks toimuma uuendusi seadmepargis, siis see on sealt niisugune minutite küsimus, lisada uus seade, lisada sinna pilt, panna selle seadme andmed, et see projekt oleks selline korrektne. Kogu selle projekti tegemise aeg tegelikult nii-öelda otsast lõpuni, kui projekteerija seda tegema hakkab ja lahendama hakkab, siis võtab selline 5 minutit, võib-olla 10, kui natukene kaaluda, kumba seadet siis valida, millist süsteemi täpsemalt, et need valikud tuleb projekteerijal teha. Ehk et täna me saame öelda, et me oleme jõudnud 3-4 päevalt circa 10-13 minutini, eks. Et kokkuvõtteks, mis probleeme see siis meil lahendas? Me saame kütteprojekti kindlasti korrektse, nii nagu on seda ette näinud tootja, nii nagu näeb seda ette igasugune standardiseerimis ja nii-öelda nõuete kohane paigaldus. Samamoodi me saame kiiruse ja me saame ka selle, et projekteerijal on võimalus eksida oluliselt vähem. Kindlasti on väga palju selliseid inimesi ja ongi vajadus ka projekti valmis saades siis projekti muuta. Kui enne see tähendas samamoodi projekti muutmine niisugust sama suurt 3-päevast tööd, eks ju, siis täna see tähendab seda, et see sama projekteerija võtab lahti selle programmi ja klikib tagasi nuppu, tõstab seal linnukesed ümber või muudab siis näiteks seadme maakütte pealt õhk vesisoojuspumba peale, vajutab kalkuleerimisnuppu ja on jälle tal olemas õige joonis, sellele majale sobiv ja see asi toimib laitmatult. Ehk me saame teha kiiremini, rohkem, me võtame ära projekteerijatelt selle koormuse, mis võib-olla viib ka selleni, et projekti hinnad muutuvad sõbralikumaks ja inimesed tahavad neid rohkem siis teha.
rohkem soojuspumpasi seadustada ja see tähendab siis nii-öelda puhtamat tulevikku meile kõigile. Ja projekteerijad on ka kindlasti, me loodame, õnnelikumad, kuna nende töö tegemine läheb lihtsamaks ja see nii-öelda töötab nagu kellavärk, et me poleks kindlasti täna selles kohas ja me ei kujutaks ennastki ette selles kohas, kui meil ei oleks abiks olnud kogu selle asja rajamisel Inspiratorsit, kes on meil juba täna kannul, et me seda edasi arendaksime, edasi teeksime järgmiseid samme ja järgmised sammud siinkohal kindlasti võiks olla nagu selle programmi suhtes nii-öelda vajaduspõhiselt edasi minnes näiteks põrandakütte jooniste ja projektide tegemine. Ehk et mitte me ei keskenduks siis ainult sellele soojussõlmele, vaid ka sealt edasi, kuhu see soojus läheb, on see siis selles majas põrandaküte, on see radiaatorküte, kuni miks mitte 3D joonisteni välja ja masinõppe koha pealt oleme mõelnud siin ka seda, et see tuleb kunagi võib-olla ka selliselt siis välja arendada, et see programm õpiks ise meie vajaduste põhiselt ja selle läbi täiustaks siis neid projekte igakordselt, eks. Et see oleks nagu selline, mis võib-olla on veidi tulevikku vaatav, aga kindlasti see on meil kavas, plaanis ja me loodame, et see asi jõuab paljude projekteerijateni ja seda hakatakse kasutama, et meil oleks kõigil elu lihtsam.